Igatahes ma olin üksi seal pimedas akna juures ja arvasin, et see tädi ilmselt magab. Ja siis Nii. äkki see tädi seisis minu kõrval. Kui teen väljas tööd, näen enda lähedale tulevat musta varju, aga nii kui sinnapoole vaatan, kus ma teda silmanurgast nägin, pole kedagi. Õhki tüütu. Tere, armsad kikimoorid ja kikimoorid. Meie oleme kikimoorid, te olete kikimoorid sõbrad ja külmavaristajad. Mina olen Taki. Mina olen Heidi ja ma kaklen oma mikriga. See on fine, me kõik kakleme elus mikriga vahepeal. See on siuke sisse kirjutatud saatustesse, ma arvan. Kõigepealt suur aitäh kõigile, kes meiega meie öötuuril liitusid ja juba tänasest peaks olema see öötuur kättesaadav ka neile, kes ei jõudnud sinna, sest me otsustasime, et me paneme selle striimi ka tootena müüki Patreoni. Ma tea midagi sellest. Ei, ma tean küll, aga ma mõtlesin, et nädal saab täis siis meil 1. augustil ehk siis 2. vist läks laivis. Okei, no siis on selline kuupäev õige. Teiseks on juba ajastatud, kõik on olemas, kõik tuleb. No siis ei ole alates tänasest, vaid alates 2. augustist. Aga meil on täna kuulajakirjade saade, sellepärast, et nagu me eelmises saates kõige lõpus tuli meelde öelda, on see selle hooaja uuendus, kuna kirja on nii palju. Suur aitäh teile, kes te meile kirjutate. kikimoorid@gmail.com ootab teie kirju jätkuvalt ja aitäh Kirstu-Liis, kes sa tegid meile esiteks striimi niimoodi, et käed olid pärast tõesti krampis aga need käed suutsid ikkagi lood välja valida, nii et aitäh. Ta on ikka tugev Eesti naine, selles mõttes ma mitu korda pakkusin, et ma aitan teda vahepeal, aga ei. Ma teen ise. Tugev Eesti naine ja väga lahe seltskond oli meil koos, nii et tuleb vist kordama selle. Võtame jah, äkki tõesti võib teha seda uuesti, sest et see oli nagu nii mõnus on nagu teistsuguses keskkonnas just kohtuda inimestega, kes meid kuulavad ja vaatavad. Just. Ja meil on sügisel veel tulemas uudiseid, nii et püsige siis lainel. Aga on meil kriipindusi ka juhtunud enne, kui me lukude juurde lähme? Ma ei olegi jõudnud veel uudiseid vaadata, mul tuli meelde praegu. Ühesõnaga, tulin mina magama täna öösel kell 2 vist. Ja jälle täpselt see sama punkt, kus juba hakkad vaikselt uinuma, aga veel ei maga. Ja järsku kuulen väljast püssipauku. Okei. Ja järsku kuulen, kuidas kõik linnud karjudes lendavad kohe pärast pauku üle maja. Ja siis kuulen, kuidas keegi vajutab kuskil kõvasti autogaasipedaali ja kihutab kuskile. Okei, see on creepy. Oli päris creepy tõesti, ma ei tea, ma ei ole uudistes nagu suranud äkki, ma ei tea, ma loodan, et ei olnud nii, nagu ma kohe oma peas mõtlesin, aga Asko pakkus, et äkki autol läks rehv läbi, et see pidi pauguga käima. Käib pauguga. Aga kes see siis kohe sealt nagu mõne sekundi pärast kohe niimoodi minema ajas, ma ei tea, igal juhul mul hakkas mõte jooksma ja ega ma siis ausalt öeldes niipea uuesti magama ei jäänud. No jah, mina olen siin harjutusväljaku lähedal veel elades, just vaatasin täna, see on nii naljakas, et koer nagu kardab äikest, kardab rakette, aga kui on tulistamine, ei tea teist nagu, kui korra vaatab niimoodi ja siis nuusib edasi, mitte ei lähe sellisesse nagu ta läheb, kui on äike või raketid. Nii et see on kummaline, kuidas ta aru saab, et see, ma ei tea, ühesõnaga.
It's fucking weird. Aga lähme kirjade juurde, sellepärast, et mul on üks appointment, kuhu ma pean jõudma. Ja see väga tähtis appointment, see ei ole mitte niisama. Täpselt. See on väga tähtis appointment. Ja kuulakirjade pealkirjaks on siis sel korral, kui kõhutunne, unenäod ja mustad varjud hakkavad oma elu elama. Okei. See on paljulubav. See on paljulubav. Okei, aga sõidame siis. Tere, olen suhteliselt uus kuulaja, aga te olete juba saanud minu number 1 kuulatumaks podcastiks. Juhu! Teid jumala tore kuulata, ainult veidi kõhe pärast pimedale vastu minna. Ausalt öeldes sama. Minu lugu juhtus suht hiljuti. Mu majas toimus põleng, kus suri üks vanahärra. Igaks juhuks liiga detailidesse ei lähe, kuna pole liiga raske ära tunda. Täpselt 3 nädalat pärast seda põlengut ärkan ma hommikul 6 ajal üles selle peale, et mu voodi kõrval olev lamp põleb. Mäletan väga selgelt, kui panin selle enne kustu ja keerasin magama. Olin üldse kuidagi imelikult ärkvel, aga kuna olin väsinud ja see polnud esimene kord, kui imelik asju juhtub, läksin magama tagasi. 2 tundi pärast seda läksin kooli. Rääkisin sellest ka oma sõbrannale, kellega olin just eelmisel õhtul videokõnes. Ta ütles, et ärkas samuti kella 6 ajal üles imelike häälte ja unenäo peale. Küsisin, mis unenägu oli ning selle peale, mida ta ütles, jäi mul suu natuke ammuli. Ta nägi unes, et olime tema unes siis videokõnes. Mu tuba oli küll teistsugune, aga ta oli kindel, et see oli minu kodu. Mu telekas oli toas ise mängima hakanud, seejärel oli uksekell käinud ja ma olin seda vaatama läinud. Olin tagasi tulnud näost valgena, kuna kedagi ukse taga polnud. Uksekella hääl olevat veel käinud ja ma ei olnud enam julgenud rohkem vaatama minna. Päriselt poleks ma esimest korda läinud. Hiljem rääkisin sellest veel 2 sõbrannale ja nemad ütlesid, et olid ka kella 6, paar minutit siia-sinna, hommikul üles ärganud. Mida rohkem ma selle peale mõtlen, seda sürrimaks see läheb. Veel peaks mainima, et käisin tol ööl seal samas korteris, halba tunnet seal ei olnud, lihtsalt tühjus ja kurbus, mida ikka oodata. Koju jõudes küsisid kodus, et miks mul nii vara toas tuli põles. Mõtlesin, et imelik, alles kell 6 ja ei tohiks nii vara ju enam olla. Rääkisin oma loo ära ja selle peale öeldi, et tuli põlenud juba kella 3. Oh my god. Süda hakkas kergelt kiiremini lööma ja otse loomulikult tegin toas ka kohe kerge cleansingu. Nüüd pole tükk aega midagi sellist juhtunud, sülitan üle õla. Paar väiksemat asja ikka olnud, aga kiri juba niigi pikk, nii et jätan teiseks korraks. Teie lojaalne kuulaja, Maarja. No ootame siis järgmisi kirju, aga see tuletas mulle meelde, et ma läksin täna hommikul kööki ja ka meie tuli poles, aga see oli lihtsalt sellepärast, et mul tuli nii ootamatult uni peale ja ma unustasin ta ära kustutada. Lähme siis järgmise kirja juurde. Tere kikikad! Ja kirjutab meile lihtsalt Amanda. Lihtsalt Amanda. Otsustasin peale 3 aastat kikimoorida / külmavärinate suurt fännamist ka oma väikesed loojupid kirja panna. Juhu! Ma olen juba nii kaua, kui mäletad, olnud normaalsel hulgal huvitatud igast kummitusloost, millest telekast või kust iganes kuulnud olen. Õnneks või kahjuks pole ma kogu oma 16 aasta jooksul ise midagi konkreetset kogenud, aga mu vanaisa on suur pendeldaja, kuufaaside jälgija ja nii edasi. Ning tema sõnul peaksin ka mina selles suhtes tundlik olema. Siiski on lähiajal olnud paar korda, kus vist on olnud mängus kõhutunne. Niisiis, esimene jupp juhtus mõni kuu tagasi. Käisin oma emaga ühel kirbuturul. Okei. Vaatasin rahulikult inimestele ette, kui järsku sattusin ühe vägagi peale tükkiva proua peale. Teate küll selliseid intensiivseid sokutajaid. Intensiivne sokutaja. Ta kaup ei olnud just minu cup of tea, aga ega ma julmalt minema jalutada ka ei julgenud. Selles hetkes tundsin väga vastikut tunnet, nagu fight or flight, aga minu aju otsustas valida hoopis freeze. Nagu laadaaju igas olukorras peaaegu. Ning seal ma siis seisin, kuni mu ema lõpuks tolle proua küüsist päästis. Autos olles rääkisin emale, mis tunne mul tekkis ja ka tema nõustus, et selle naise juures oli midagi sünget.
Koju jõudes guugeldasin, et kuidas kellegi teise halvast energiast lahti saada. Vastuseks sain, et tuleb teha kätepesemise liigutusi küünla kohal. Sa oled okei, kuulnud sellest makes varem? sense. Ma ei ole seda kuulnud, aga makes sense. Aga ei ole. Kas see aitas, pole õrna aimugi, aga päeva peale hakkas parem. Teine asi juhtus päris hiljuti. Mul on tekkinud harjumus käia kodulähedases metsas jalutamas. Ma ei tea, kas ma peaksin ütlema praegu selle metsa asukoha välja. Ma igaks juhuks ei ütle. Kui ära see ütle, just jah. ei hakka olulist rolli mängima, siis ma lisan selle siia äkki. Jah. Mul hakkab alati metsas käies selline rahulik ja hea tunne. Tunnen end turvaliselt, isegi teades, et seal ümbruses liigub hulgaliselt joodikuid, narkomaane ja muid noorele tüdrukule tõenäoliselt ohtlikke isikuid. Tavaliselt kaldun ma suurematest radadest kõrvale ja üritan sügavamale minna, sest millalgi hakkavad 100 korda läbi käidud kohad ära tüütama. Panin klapid kõrva ja alustasin käiku. Alguses oli lihtsalt selline ärev tunne. Vaatasin kogu aeg nagu automaatselt üle õla. Hingamine läks rütmist välja. Nägin silmanurgast liikumist. Iik. Mõtlesin, et suva nagunii läheb üle. Ei läinud. Mingi hetk jõudes 4 sisse trambitud raja ristmikule, nägin kaugelt, et lapsevankriga naine põhimõtteliselt sprindib üle välja. What the hell? Pöörasin otsa ringi ja läksin ruttu tuldud teed tagasi, sest vankriga võsa keskel ju üldjuhul jooksutrenni ei tehta. Või siis, kui sa jooksed ära kellegi eest. Jaa. Järgmisena jõudsin teise võsavälja keskele ja nägin eemal suitsu. Esimene mõte oli, et appi tulekahju ning proovisin lähemale sumbata, kuid sinna ei viinud ühtegi rada ja mul oli juba halb tunne sees. Samuti oli võimalus, et mõnel on grillipidu ja sinna üksinda ilmuda ei pruukinud olla turvaline. Pärast uudistest ma õnneks midagi tulekahjust ei kuulnud. Olles jõudnud Seevaldist, umbes paarisaja meetri kaugusele, nägin ükskord maas avamata kondoomi. Tont teab, kes ja kus selle omanik olla võis. Vaat siis tekkis mul selline hirm, et ma jooksin suure hooga päris haigla-alale. Selleks pidin läbima veel ühe teelõigu, kus ma tundsin, et mu patsi nagu õrnalt tõmmati korraks. See oli imelik, aga see minus lisahirmu ei tekitanud. Ja siis ta mõtleb siin lisab, et äkki see patsi sikutamine oli nagu hoiatus. Imelikul kombel on mul Seevaldi juures ka alati rahulik tunne olnud. Sama. I must say, nii palju, kui ma seal pargis patseerinud olen oma elu jooksul, siis mida ei ole palju, aga alati on nagu mega rahulik. Ma ei tea, miks. Kuigi teades koha ajalugu peaks just ebameeldiv olema, aga mul hakkas kohale jõudes palju parem. Sellega oli mu 10-kilomeetrine ring täis saanud ja oli aeg koju minna. Kodus oli mul ikka mingi veider tunne. Mitte enam ebaturvaline, aga selline rõhuv, mis kadus õnneks mõne tunniga. Järgmine päev otsustasin uuesti minna. To test the waters. Proovisin tähele panna, kas on jälle mingi raske tunne, aga ei olnud. Kõik oli super. Ehk siis ma lihtsalt sattusin valel ajal valesse kohta. Aga olen proovinud nüüd seal käies ettevaatlikum olla. Siinkohal ma sosistan endale nina ette vabandused pika igava jutu eest, kuule, come on! Tõepoolest, Ja ütlen valjust ja aitäh lugemast. Nägemist ja palju edu! Aitäh sulle, et sa kirjutasid ja mitte kirjad ei ole pikad, vaid meie enda aja planeerimine ei ole kõige parem. Sest et appointment, nii. Võtame kohe järgmise loo. Võite mind nimetada lihtsalt K. Las mu täisnimi jääb meie teada. Proovisin neid kirju kirjutada võimalikult lühikeselt, aga kukkus ikka välja päris pikalt. Loodan, et minu juttudes on ka natuke külmavärinaid. Ja mulle tundub, et see on selline lugu, kus pool saan lugeda mina ja pool sina. Surnud onu meie pildil on siis esimene lugu. Aasta oli 1999 ja mina olin sellel 8-aastane. Jõuluteelsel päeval oli kõik tavaline. Olime perega koos ja toimetasime tavapäraselt. Vanasti tehti peres mälestuseks pilte, aga selle päeva pildistamine on siiani meeles.
Olime kõik suures toas ja rõõmsad. Minu vend ja sõber tahtsid koos pilti teha ja jäädvustada toredat koosolemist. Pilt saigi tehtud ja see päev lõppes tavaliselt nagu iga teine. Sellest järgmine päev aga algas suure kurbuse ja leinaga. Olime eelmisel ööl kaotanud oma kalli onu raskes õnnetuses. Möödusid päevad ja onu sai ilusti maetud, kõik möödus nii nagu pidi minema. Ema läks pärast onu matuseid pilte ilmutama ja kui pildid kätte saime, olime ehmunud ja segaduses. Miks üks pilt on imelik? Just see pilt, kus mu vend sõbraga on. Nimelt, seal pildil oli minu onu nägu peale avariid ja seda nägid paljud. Nägu oli peaaegu mu venna kõrval. Kahjuks tänaseks on see pilt kadunud, oleks hea meelega jaganud ka teistega. Excuse Oh my me. god. Oh my Aga god. oota, miks see ära kadus? Äkki sellel on ka mingi põhjus, miks see ära kadus? No, füüsilised fotod kipuvad kaduma. Ei, ma mõtlen nagu mingi sükene kikimoorid hashtag sorti põhjendus sellele. Ja, võib-olla. Äkki siuksed asjad ei peaks pildi peale jääma? Jah. Või siis on nad mõeldud olla nähtavad ainult teatud perioodi. Ja teatud inimestele. Ja teatud inimestele. Okei, ma ei sega rohkem. Olgu, järgmine on ufodest. Elasin siis Võrumaal. Võis olla nullindate algus, siis kui ufod olid populaarsed. Ufod olid populaarsed 90ndate alguses, aga ma arvan, et see populaarsus on käinud üles alla. Igal juhul, olin üksi oma magamistoas, uks oli kinni ja tuba oli pime. Ema ja isa magasid teises toas. Järsku läks väljas kõik väga valgeks ja seda ainult hetkeks. Minul tekkis mõte, et mis see olla võis, aga vaatama ma muidugi ei julgenud minna. Olin oma voodis, kui järsku mu ees seisid 2 helendavat peenikest figuuri. Okei. Mitte väga pikad, aga kuskil seal natuke üle meetri. Pea oli suurem ja ovaalsem kui inimesel ja keha peenem. Seisid hetkeks minu ees ning jälgisid mind. Ma ei saanud midagi teha, mis sa ikka teed? Vaatad vastu. Ja, hakkasin kartma ja pugesin üleni teki alla. Kui julgesin piiluda, oli külm higi otsa ees ja värisesin nagu haavaleht. Õnneks olid need selleks ajaks juba läinud. Rohkem ma neid õnneks näinud ei ole. Oh my dear! Piisab, ma arvan, sellest ühestki korrast. Okei, nii, sugulase kummitus unes. Elasin siis juba Tartus ja käisin seal koolis. Olin 18-aastane ja aasta oli 2009. Räägin teile ühest oma reaalsest unenäost, mis toob senini pisara silma ja teeb südame soojaks. Oli ilus augustikuu. Tulin koolivaheajaks vanemate juurde ja toimetasime maal. Ühel hetkel sain kõne, et minu kõige kallim sugulane, kes oli mulle kui venna eest, on meie hulgast igaveseks lahkunud. Jälle läbi autoavarii. Issand, vaene perekond. Ta oli noor ja elurõõmus noormees. See uudis viis mind väga endast välja. Ootasin teda koju ja ei uskunud, et teda pole. Nägin unes, et sugulane on välismaal ja ratastoolis, nagu oleks taastusravil ja kohe-kohe ta tuleb. Aga ei, see oli vaid uni. Läksid mööda rasked nädalad ja möödusid ka matused. Mäletan, et kui sugulane elas, ütles ta mulle, et mina tema haual nutta ei tohi. Ei saanud küll sellega hakkama, aga meenutasin seda lauset ikkagi. Tuli uuesti kooli minna ja juhtus nii nagu räägitud, et inimese hing uitab 40 päeva meie hulgas ja alles siis lahkub. Ma seda sel ajal muidugi väga ei uskunud, aga nüüd usun. Olin oma ühikatoas ja magasin. Nägin unes, et olen oma kodukandi kirikus ja see kallis sugulane oli ka seal. Ütles mulle, et ma tuleks temaga kaasa kuhugi üksikusse kohta, kus teised teda ei näe. Ta rääkis mulle, mis minu elust saab. Ta nagu julgustas mind kõiges, et saan hakkama ja olen tubli edasi. Lõpetan kooli, saan tööle kohe pärast kooli, saan oma kodu ja lapse. Nii ka kõik päriselt läks. Siis ütles kallis sugulane. Nüüd on mul aeg lahkuda ja igaveseks. Ma hakkasin nutma ja ta kallistas mind viimast korda nii kõvasti, nagu oleks päriselt minu juures. Seejärel nägin, kuidas taevast tuli valguskiir otse sugulasele peale ja ta lausus, ma nüüd lähen ja lehvitas. Pärast seda lahkumist ärkasin ma päriselt ülesse. Nutsin megalt ja roided valutasid nii hullult, nagu oleks keegi mind päriselt kõvasti kallistanud. Raske oli sugulasest lahti lasta, kuigi südames proovisin, mis ma proovisin. Teadsin siis juba, et teda ju ei tule tagasi, aga südames oli ta ikka ja on siiani. 5 aastat pärast ta surma tuli ta korraks uuesti minu unenäost külla ja ütles, palun, lase minust lahti. Ma ei saanud aru, mis ma tegema pean ja miks ta nii ütles. Läksin siis surnuaeda, viisin küünla ja ütlesin sugulase hauale, et lasen sinust lahti, aga südames jääd sa alati.
südamesse jääd sa alati ja pärast seda pole enam teda unes näinud. Nii, viimane minu poolt siis kannab lihtsalt nime kummitus. Aastast 2017 olin sel ajal 2-aastase tütre ema. Elasime oma väikeses ja armsas kodus. Olime tütrega suurema osa ajast kahekesi kodus. Tunne oli ikka sees, et see vana maja ja me pole siin kahekesi, aga see ei seganud ja ei andnud kuidagi märku endast. Ühel õhtul mõtlesin, et võtan tütre enda kõrvale magama, kui järsku tütar ütles: "Emme, miks see naine meid vaatab?" Kui küsisin, kus kohas see naine on, vastas laps, et ta on meie voodi ees. Ma panin tule põlema ja ütlesin kõva häälega: "Kas sa saad mu majast välja?" Endal hirm sees, aga lapsele seda näidata ei saanud. Pärast seda oli vaikus ja laps ei öelnud ka midagi. Olles aastaid hiljem samas kodus ning taas tütrega üksi, oli selline juhus, mida on siiani raske uskuda. Laps magas oma toas, mina rääkisin oma emaga läbi kaameraühenduse niisama juttu. Istusin suures toas diivani ees maas. Kõik oli rahulik ja tore, seniks kui järsku minust miski läbi käis. Ema küsis veel, et mis juhtus, sa oled nii valge näost. Ma ei osanud emale seletada, aga ütlesin, et miski just läbis minu keha ja mul on nii paha olla. Pole varem sellist tunnet tundnud ega soovi ka rohkem tunda, see oli õudne. Kuule, aga teeme siia vahele väikse aitäh ringi. Teeme väikse aitäh ringi ja patreon.com/kikimoorid nädal aega tasuta saate proovida ja vaadata, mis me seal pakume teile selle eest vastu, kui te meid toetate ja aitate meie podcastil elus püsida. Tõesti, teie toetus loeb väga palju ja varsti hakkavad sinna ka tondijahid ilmuma. Tõesti. Ja, sest et Heiden juba tubli ja monteerib ja me lähme sel nädalal juba järgmisele jahile. Mul on tervelt 16 minutit monteeritud. Et see on rohkem kui 0. Ja iga nädal me ütleme ka nimeliselt aitäh meie toetajatele, samamoodi YouTube'i liikmed siis saavad saated kätte varem koos boonusosadega. Ja mis siis veel? Igast asju veel, aga saate teemasid saab valida ja vahepeal me anname siin sarja ja filmisoovitusi ja vahepeal me jagame oma notes'e. Ja samamoodi lobasaade läheb sinna, mida püüame nüüd siin iga nädal ikkagi teha, hoolimata sellest, et me ei oska aega arvestada. Aga alustame äkki YouTube'i toetajate tänamisega. Alustame YouTube'ist siis ja kõigepealt aitäh Viip Külmaveristaja ja Annika. Ja siis aitäh Külmaveristaja Katrin, Maret, Kairi, Tino 2. Ellu, Kirke, Keidi, Heidi, Madli, Tõnu, Angela, Alice, Vanamutt, Heleliiva, Valdes, ma ei tea, Mõnglike, Nordic Jacki, Sandra, Steffi, Birgit, Janeriin, Ave, Õnne, Egle, Liisi, Marek, Marge, Kati ja Pirja. Oi, kui palju teid on ja liigume siit edasi Patreoni ja kõigepealt aitäh Viip Külmaveristajatele, kelleks on Indrek, Karina, Anne-Mai ja Daniel, kes on unustanud ära muuta oma nime ja küsib, millal teise koha mäng on järjekordselt. Siis aitäh Kikkide sõbrad, Maimu, kes pole kalalaps, Mari-Liis, Hufflepuff, Benli Heiks ja Evil Devil ja aitäh külmaväristajad Endre, Kelly Kräkiga, Kerli, Merle, Shirley, Malle, Ketrini Kräkiga, Kati Oliver, Krista, Ghost, aga C-ga, Just, Väike Päike, Grete, Ellu, Helina, Liina, Kersti, Erki, Anni, Maiken, Ansu, Marta, Metsaline, Frida ilma Y-ita, Mustmees aknadega, Anne Tondiste, Kristin, Regli Y-ga, Annika, Häli, Mummia, Volkergeist, Karena, Kretsu, Diana from the Moon, Bell, Gratu, vanaisa vanadest russikutes evatütar, Madara, Krissu 36, stressikliiniku kaaspatsient ja siis on lihtsalt member.
okei . ja aitäh veel Eveliine Torit, siis meil on siin veel parakriminaalne Merineitsi, Ellu, Maret, Paul Tõnsa, veel üks Maret, Mari-Liis ja Liisette ja Kristiina. All right, aga lähme lugudega edasi . nii , sama kirjutaja siis ja episood number 5 . pealkirjaga Teadmine , et kaotan lapse . oi , olin kolinud oma esimese lapsega uude koju praeguse elukaaslase juurde . elu oli ilus ja kõik nii nagu peab . Rõõm ja õnn saatsid meid . saime peatselt rõõmuudised ootel last , mis saab veel parem olla kui teadmine , et meie pere suureneb . kõik oli ilus nii kaua , kuni 3. kuu hakkas täituma . ütlesin elukaaslasele ühel õhtul , et mul on tunne , nagu ma läheksin lõhki , nagu oleks õhupall kõhus . tegime sel õhtul lõket väljas ja olime rahulikult kodused . kõndisin hoovis vaikselt ringi ja mõtlesin , et kõik saab korda . mingi hetk palus elukaaslane mul toast talle juua tuua ja seda ma ka tegin . väljas oli juba suht pime , kui ma olin keset hoovi ja märkasin , kuidas minust vasakule poole tekkis suur , umbes 2 meetri pikkune halli värvi mehe kuju . korvpallur endine vist . see oli väga ehmatav . arvata on . peale seda läksin tuppa ja tundsin end imelikult , aga arvasin , et kujutasin seda kõike ette . järgmisel päeval oli kõik teisiti . olemine läks väga kehvaks ja läksin arsti juurde , et kontrollida , kas lapsega on kõik korras . arst ütles , et kahjuks ei ole enam midagi teha ning pisike pole enam elus . That's sad . järgmine lugu , pealkiri Sammud välismaal . okei . mu ema elab välismaal ning ühel päeval läksin talle lastega külla . toimetasime emaga teisel korrusel , sättides asju ühest kohast teise . leidsin ühe väga-väga vana pildi , mis oli tehtud ema mehe esivanematest . panime selle pildi seina ja seina ja kapi vahele . samal ööl kuulsin , kuidas alumisel korrusel käis kas siis kaapi ukse kolgatus või mõne muu ukse kolks . peale seda kolksu kuulsin , kuidas trepist tulevad sammud otse minu ukse taha . oi ei . trepp oli väga vana ja naksus iga astme pealt . lapsed magasid minuga ühes toas ja ema oma mehega alumisel korrusel . Need sammud tulid üles otse minu ukseni ja kõik . mõnda aega ei julgenud ma magama jääda , sest esimene ja viimane mõte oli , et see pilt sai küll vist valesse kohta pandud . hommikul , kui kõik ärkasid , küsisin , kas ema ka kuulis midagi , aga ta vastas , et ei kuulnud . peale minu jutu rääkimist viisid nad selle pildi majast välja ja edaspidi oli seal vaikus . omamoodi kogemus , mis jääb meelde . arvata on . ja siis meil on siin veel 2 lugu . temalt järgmise pealkiri on Must vari . omas kodus toimetades on tegemisi omajagu . aga üks , mis mind häirib , on see , et ma näen silmanurgast musta varju . küll päevasel kui ka õhtusel ajal . häirib selles mõttes , et see segab töö tegemist jutumärkides tema otsimisega . kui teen väljas tööd , näen enda lähedale tulevat musta varju , aga nii kui sinnapoole vaatan , kus ma teda silmanurgast nägin , pole kedagi . õhki tüütu . jube annoying võib-olla jah . nii , toas toimetades näen musta varju kas siis õue ukse juures vaatamast või köögis ja niipea iga päev . õnneks selline nägemine ei sega elu ja mind ei häiri väga palju , aga pean alati üle kontrollima , et mida ma nüüd nägin . musta varju olen ma alati üksi näinud ja pole sellest kellelegi rääkinud , kuid see aasta oli natuke teisiti . okei . Oh my god , elukaaslane oli öösel tööl , väiksem tütar magas ja suurem oli kodust ära . olin keskmise tütrega kauem üleval ja vaatasime vaikselt telekat . järsku ütles tütar , emme , kes meie kööki läks ? küsisin , et kes see läks siis ?
Tütar ütles, et suur must kuju ja ise Ei. oli näost väga ehmunud. See oli tema esimene ja loodan, et ka viimane nägemine. Ma proovisin asja tema jaoks lõbusamaks teha, öeldes, et ju see kuju läks kööki sööma ja läheb nüüd ära. Mhm. Nüüd tean, et ma pole ainuke, kes on musta kuju näinud. Õnneks ei ole ta meie elu muud moodi seganud, kui et ainult kõnnib ja vahest ilmutab end meile. Elame siis rahulikult koos oma maja hingega. Ja 8. lugu, oh my god, uni. Uni. 2 nädalat tagasi jäin üksi magama ja kuidagi väga raske oli unest kinni saada. Kui lõpuks magama jäin, nägin väga imelikku und. Oli selline tunne, nagu oleksin oma kehast lahkunud, sest nägin kõrvalt, kuidas ma ise kõhuli olles voodis magasin. No. Oi, astraalprojektsioon. No thank you. Nägin, kuidas mingi valgus akna taga möödus ja miski lendas. Vaatasin aknast välja ning mingi suur drooni moodi ese lendas minu maja ümber. Drooni all oli suur tuli, mis jälgis ümbrust. Järsku nägin, et see droon märkas mind ja lendas selle akna taha, kus ma olin. Miks nad alati teavad, et me neid näeme? Ma ehmusin ja hakkasin kartma. Järsku tundsin ma päriselt, et ehmusin üles ja ei saanud end kohe liigutada. Tundsin, kuidas mingi surin läbis mu keha. See surin lõppes sõrmede ja varvaste otstest läbides tervet keha ja kui see surin lõppes, sain end jälle liigutada. See uni oli nii reaalselt meeles, nagu oleks see päriselt olnud. See oli minu esimene kehast väljumise kogemus. Soovin teil, kallid naised, rõõmu ja palju uusi teemasid, mida kõigiga jagada saate. Teete mu päevad täis külmavärinaid ja omamoodi nalja, mida naudin iga ilmaga. Mõnusaid külmavärinaid teile ja olge ikka sama vahvad edasi. Oh my god, kui armas. Aga ma arvan, et see ei olnud uni, vaid see oligi mingi teise reaalsusesse Vabalt võis olla, jah. astumine ja seal võivadki siis nad ringi tiirutada. Nii, aga lähme edasi, äkki isegi püsime ajagraafikus. Tere, kirjutan teile ka siia enda loo, mida Threadsis jagasin, aga veidi põhjalikumalt siis. Mul oli midagi nii veidrat, et ma ausalt ei oska seda siiani seletada. Mu enesetunne oli sel päeval halb ja mõtlesin, et okei, viskan tunnikseks pikali. Jäin nagu pooleldi magama vist ja siis järsku ma nagu tõusin istukile. Aga samal ajal nägin enda keha voodis edasi lamamas. Oi, jälle või? Mõtlesin veel, et huvitav, kas ma olen surnud? Kõige imelikum oligi see tunne. Üldse mitte hirmus, vaid vastupidi. Nii kerge ja vabastav tunne oli, et ma ei oska seda kirjeldadagi. Täiesti rahulik. Ma soovisin tõusta. Ma nagu hõljusin. Ma nautisin seda meeletut kergust. Veel enam, et mul oli nii hea olla. Ja siis järsku oli minu ees mingi võõras naine mustas. Ta lihtsalt lükkas mu tagasi pikali. Ütleks, et isegi üsna agressiivselt. Kui ma nii-öelda pikali tagasi sain, siis tegin silmad kohe lahti, aga ei saanud alguses ennast liigutada. Mu keha vappus korraks. Seda tunnet ei oska päris sõnadesse isegi panna. See hetk oli nii haige reaalsusega, et mul läks tükk aega enne aru, kui sain, et ma päriselt enne kui aru sain, et ma päriselt ärkvel olen. Ma ei tea siiani, kas see oli lihtsalt mingi unehalvatus või mis asi see üldse oli. Aga see tunne ei lähe peast ära. Muidugi ma nüüd mõtlesin, et äkki siis ma surin korraks jutumärkides, aga et mul ei olnud veel õige aeg minna ja seepärast ta naine mustas mind ka tagasi kehasse lükkas. Okei, ma arvan, et siin võib ka olla ikkagi see astraalprojektsioon ja siis võib-olla see lõppeb jah väikse kerge unehalvatusega. No nii. Tere kikimoorid. Tere. Olen suhteliselt värske kuulaja ja soovin jagada üht lugu. Olen elanud oma kodus sünnist saati ehk 12 aastat ja just paar aastat tagasi hakkasid juhtuma veidrad asjad. Näiteks hakkasid esemed ja toiduained riiulite laudade pealt alla kukkuma või lihtsalt kaduma. Jälle mingi näljane kummistus.
Klassikaline. Mõni kuu tagasi nägin väga veidrat unenägu. Olin kodus ja kõndisin seal ringi, kuni jõudsin kööki ja hakkasin seal süüa tegema. Kui lõpetasin söögi tegemise, siis nägin silmanurgast, et diivani peal istub vari või mingisugune kujutis. See kõigutas ennast vaikselt edasi-tagasi ei. ja kuulsin, nagu ta sosistaks mulle midagi kõrva, kuigi see olend oli minust mitme meetri kaugusel. Arvasin, et mis seal ikka, aju lihtsalt kujutab endale ette, kuid ei. Järsku täiesti lambist hüppas see kuju püsti ja nägin tema tegelikku pikkust. Ma olin väga hirmunud ja hämmeldunud. See kujutis oli umbes 3 meetri pikkune ja tal olid jube pikad käed. Ma ei taha. Viimane asi, mida mäletan, oli see, et see kuju jooksis ülikiirelt minu poole. Ja siis ma ärkasin, okei. All right. Kui silmad olid pimedusega natuke harjunud, sain aru, et miski on minu toa keskel. Lõpetage ära! Ja siis ma taipasin, kuna magan väga kõrges närimoodis, et see on seesama kuju, mis minu poole jooksis. Mis soovid? Panin pea kiiresti padja peale tagasi ja surusin silmad nii kõvasti kinni kui võimalik. Kui silmad uuesti avasin, oli juba hommik ja see kuju oli läinud. Hüüdsin oma ema ja küsisin ta käest, kas ma olin öösel soninud midagi. Aga ema ütles, et ma olin sellel öösel nagu kott maganud ja tema ei kuulnud küll midagi. Rohkem pole ma neid unenägusid näinud ja siiamaani käivad mul judinad üle selja, kui selle peale mõtlen. Meil ka nüüd. Ja, thanks. On juhtunud ka palju teisi asju, näiteks kui mu ema lõpetas mu isa pintsaku karvadest puhtaks tegemise ja pani selle karvarulli või mis iganes asi see on. Ja, selles mõttes meil on väga palju koduloomi, me teame, mis see on. Ja, riiuli peale, siis umbes 2 minutit hiljem kukkus see iseenesest maha. Okei. Loodan, et oli hirmus ja tõi judinad sellele. See on praeguseks kõik ja kui mul peaks veel mõni asi juhtuma, siis kirjutan jälle love you guys. Love you too. Ja kindlasti, tähendab, meie nimel ma nagu loodan, et midagi juhtub, aga samas ma ei looda ka, kui te saate aru, mis ma mõtlen. Nii, ja siis vist on viimane lugu. Nagu paljud teie kuulajad, siis olen ka mina mõelnud, et mul ei ole midagi paranormaalset kirjutada. Seoses sellega on see teema, et ma ei tea, kas see lugu juhtus päriselt või on see mingi väljamõeldis, aga ma üritan kuidagi arusaadavalt teile selle ära jutustada. Nimelt sündisin ja kasvasin ma Tallinnas, sealkandis, kus on Merimetsa haigla ja Seevald. Nendest kohtadest on ka häid lugusid, aga see selleks. Meie tänaval elas üks vana tädi, vist üksi. Ta aed oli räämas ja rohtu kasvanud ja vahest, kui me sealt mööda käisime, siis ta ikka kurjustas meiega, et olema liiga lärmakad või midagi sellist. Kuna olime oma teismeliste sõpradega sellised parajad pätid, siis käisime ka Raksus seal, kus juhtus. Mingil päeval otsustasime, et läheks öösel selle sama tädi aeda Raksu. Ma ei mäleta, mis teema täpsemalt oli, aga mina pidin aknast sisse piiluma, et kas see tädi ei tule ja teised siis kahmasid õunu ja pirne. No kes ei oleks seda teinud oma elus? Igatahes ma olin üksi seal pimedas akna juures ja arvasin, et see tädi ilmselt magab. Ja siis äkki see tädi seisis minu kõrval. Ja ta ei rääkinud midagi, aga ma tundsin, et ta on pahane mu peale. Panin ruttu silmad kinni alles siis, kui ma kuulsin, et mu sõbrad tulevad, julgesin silmad lahti teha. Seda tädi ei olnud enam, aga teistele ei julgenud ma sellest rääkida. Okei. Kui kooli läks, mul on juuksed küll marjad. Kui kooli läksin, kõndisin hirmuga sellest majast mööda. Muuseas panin tähele, et selle tädi postkast oli posti täis
lõpuks võtsin julguse kokku ja küsisin emalt, et kes seal majas elab ja et postkast on lehti täis. Ma ei mäleta enam, kas ema või siis teised inimesed kutsusid selle peale politsei või oli tol ajal miilits. Ja nad leidsid sealt majast selle tädi surnukeha, mis oli üle poole aasta seal vedelenud. vaene tädi. Aga ta seisis ta kõrval. Aga vaene tädi, ma seisaks ka nii kaua kõigi kõrval, kuni aru saavad. Kui ma hiljem sellest majast mööda läksin, siis ükskord ma nägin seda tädi mulle rõõmsalt lehvitamas. No näe, tädi oli õnnelik. Rohu oma maja ukse juures. No tädi oli õnnelik. Tänas. No, ilmselt tänu temale, jah, vaata, Jah, siis leiti, onju. Nii, aga mõtlesin nagu, ma oleks jumala pissed off, kui ma peaks kuskil surnult lebatama pool aastat nagu halloo. Okei, siin nüüd veel läheb natuke edasi. Nii, Raksus me seal käisime, see on tõsi. Ja oma emale ma rääkisin sellest tädist ja postkastist. Aga kas kõik muu ka päriselt juhtus? Seda ma nagu ise enam ei usu. Mina usun sinu eest. Ma olin väga noor siis, umbes 7 või 8 aastane. Olen hakanud arvama, et äkki see oli minu erakordselt äge kujutlusvõime või nägin seda unes, sest tädi oli päriselt surnud ja ma nägin seda pealt, kuidas ta laibakotis autosse tõsteti. Olen teie ülisuur fänn ja olete parimad. Teid kuulates tundub, nagu oleksite ammused tuttavad. Sellepärast ongi imelik, et Hard Rock laagris nägin Heidit ja üritasin oma fänniks olemist kuidagi tervitamisega välja näidata. Aga kui ma Heidi hirmunud suuri silmi nägin, siis sain ise ka aru, et pole ikka viisakas nii peale lennata, aga armsad olete. Mis sa tegid, Heidi? Ma arvast, tead, okei. Story time, meil on mõni minut aega. Jah. Ütleme nii, et ei olnud üks minu elu parimatest laagritest ja ütleme nii, et ma oluliselt ei nautinud seda aega seal ja ma käisin seal kohal peal täpselt nii palju, kui mul oli vaja tööalaselt seal olla. Aga selles mõttes ma täitsa saan aru, et ma võisin hirmunud silmadega ringi käia küll. Kui sul on ikkagi siukene circa 50 pirajat ümber, siis paratamatult võib nii juhtuda. Aga sellest hoolimata, palun järgmine kord peale lennata. Sest et see on alati nii vahva. See on alati nii vahva ja isegi kui on nagu on need 50 pirajat ja hirmunud silmad, siis see võib-olla isegi äkki oleks natukene olukorda paremaks teinud. Ma arvan. Ja hirmunud silmad ei olnud seotud kuidagi sellega, et kuulaja tahtis tere tulla ütlema. Ma ju ei teadnud seda. Jah, vahepeal lihtsalt on, et momendis ei saa aru täpselt. Mul on väga palju juhtunud seda, et ma olen kuskil poes ja siis mõtted on hoopis kuskil mujal ja siis keegi ütleb tšau taki ja siis ma vaatan ja üritan meeleheitlikult aru saada, kellega ma nüüd suhtlen. Sest et mul on nägude peale hea mälu, mitte nimede peale ja kui kumbki ei peaks kuskilt välja tulema, siis võivad ka mulle olla hirmus suured silmad. Aga what a fucking story. Ma esiteks olen jumala kindel, et see tädi kummitus seisis seal kõrval ja oli veits pahane, et seal aias olite ja see, et sa aitasid tuvastada, et ta on siit elust lahkunud, oli kindlasti põhjus, miks ta sulle rõõmsalt lehvitas. Sest sa tegid talle väga suure teene ja vaene teed ikka, aga samas, oh my god! See on ikka korralik litakas, jah? Ja, no aitäh, Kirstuliis, ja aitäh kuulajad, et meile sellised lood saatsite ja nii on, näete, Naasu tuli ka lõpuks välja, ta on siin terve aeg mul tooli kõrval olnud. Aga nüüd siis tuleb, ütleb teile tere ja veel siis, ma ei tea, viimased paar kuud ilmselt saate näha mind selle setupiga, sest et nüüd olen mina üks neist, kelle peale te võite öelda, et issand, tal on nüüd maja, tal on nüüd talu, varsti mul ka kanad. Hobused ja lambad. Ei, hobused ei saa, sest Daniel kardab meeleheitlikult hobuseid. Päriselt või? Aga ta lubas võtta kitse ja ühe veise. Ma ei tea täpselt, mis see saama hakkab, aga kontor on üks esimesi, mida me plaanime teha siukseks kaunimaks, enne kui me järgmisel aastal päriselt hakkame renoveerima seal kõike, siis talvel
ei tehta seda, olen ma aru saanud. Nii et siis tuleb uus kontor, uus taust, vähem, ma ei tea, mis sinna tuleb, sest see on nii väike ruum, see on veranda tegelikult. Aga ma püüan selle teha cute'iks. Ja siis, kuna me jäime kenasti aja sisse, saame siis öelda siit vaid suured tänusõnad teile kõigile, et te meile kirjutasite. Boonusosa täna ei ole, aga järgmisel nädalal juba uued lood koos boonustega. Ja ülejärgmisel. Ja siis tuleb jälle kuulajakirjade saade. Just. Aga kallid mussid paid ja teate küll, mida teha. Püsige kõhedad.